Hei, mina olen Frederik Strelkov ja selles videos, või siis täpsemalt meie isegi esimeses videos, räägime natuke sellest või näitame, kuidas näeb välja pro-klassiks või driftihooaja pro-klassiks ettevalmistumine. Kuna suutsime eelmisel aastal saavutada nii Eesti kui ka Baltikumi arvestuses semi-pro-klassis teise koha, siis hakkasime peas ketrama mõtted, et mis võiks saada edasi järgmisel hooajal. Ja tegelikult oli esialgne plaan see, et jätkame meile selle sama autoga, millest panen pildi siia. See oli meil nimetatud Mürsk. Mõtlesime, et teeme sellele väiksed upgrade'id või uuendused ja läheme sellega edasi pro-klassi. Aga jõulude ajal helistas mulle Kevin Pesur, kes pakkus välja plaani, et oleks võimalus teha selline vahetus, kuna minu autost oli huvitatud Kirill Žukov, kes tänaseks päevaks omab seda autot, siis tehti meile pakkumine, et me saame endale Kevini auto. Kes Kevin Pesurit ei tea, siis Kevin on tegelikult Pesur Motorspordi esisõitja ja ka meie tiimi eestvedaja. Sõitis selle sama autoga, millest ma klippesin kohe näitan, sõitis kaasa terve 2023 Driftmastersi hooaja. Suutis saavutada, kui ma ei eksi, 6. või 7. koha. Ehk see auto on ennast igatpidi tõestanud. Ta on võitnud nii Eesti, Baltikumi kui ka Livonia sarjad. Selles valguses me põhimõtteliselt isegi mõelnud. Ütlesime talle, et jah, me võtame ära, et ei käinud vaatamas mitte midagi. Õnneks tuli see auto meile suhteliselt valmis kujul. Sisuliselt poleks pidanud temaga midagi tegema, aga teeme osadesse kohtadesse natuke uuendusi. Teeme mootorile kiire kontrolli. Vaatame üle, et kõik oleks hästi ja enne hooaega valmis. Iluravi ka. Driftiautode puhul on see iluravi siuke suur osa sellest, kuna me käime mööda seinu päris palju. Õnneks on detailid kõik klaasriidest ja hästi lihtsasti parandatavad. Saame kenasti hakkama, aga hüppamegi kohe garaaži ja lähme vaatame, kuidas näeb välja drifti pro-klassi auto hooajaks ettevalmistamine. Plaan on siuke, et ajame ta tõstuki vahele, vaatame, mis nägu ta meil seal teeb. Kui saame mootori maha, siis saadame selle Kevini juurde Tallinnasse remonti. Järgmiseks saamuks ongi see, et ma tõstan ta üles ja siis hakkan vaikselt otsast vaatama, et kuna see on täiesti uus auto meie jaoks, me selles mõttes ei saanud teha nii, nagu Kirill tegi, et näha seda peale ja mahavõtmise protsessi, siis me peame tegema seda ise. Ühesõnaga tuleks ta ette valmistada selleks, et saata Tallinnasse Kevini juurde hooldusesse. Teoorias temaga on kõik hästi, aga alati tasub igaks juhuks lihtsalt, et süda oleks rahul, enne hooaega üle vaadata kõik asjad. Eks ma siin panen klippe, kuidas me nende asjadega hakka saame ja vaatame. Ja muus osas ei olegi väga palju, et kuna Kirill alles hiljuti viis meie pilli ära, siis ma väga suurt ei ole jõudnud midagi teha. Ainuke asi, mis ma teinud olen, on see, et panin paika omale selle istme asendi, tõstsin sisse natuke väiksema istme. Tegelikult see istumispositsioon on täiesti ideaalne juba praegu. Ideaalis võiks saada pisut kõrgemal istuda. Mulle meeldib, kui ma näen seda kapoti otsa, ehk siis ma tean, kus see esinina täpselt on. See oleks ideaalne. Ega reaalsuses ei olegi. Ilmselt viskan siia vahele mõne timelapsi, et kuidas me see mootori mahavõtmine täpselt edeneb. Siis teil ka põnev vaadata ja ongi vist hetkel nii. See on nagu pull, mul on neid olukordi üli palju, kui lihtsalt jamad ja jamad mingi asjaga. Ja siis tuleb paps, astub ukse sisse, ütleb, okei, võime seda proovida. Põhimõtteliselt mul ei tulnud see kardaani tagumine osa difri küljest lahti. Ma proovisin seal kangutada, toksida, haameriga veits vaikselt koputada, no ei tule. Tuleb, annab väikse põnsu ja kohe hüppab terve asi küljest ära. Only my man in fight, done no. Put one hand in the air like back, done no. Novelist don't take chat, done no. It's not that, done no. You done no, pull up at the dance and light it, done no. Then the girls get excited, done no. Only my man in fight, done no. Või tõstame ta maha kahekesi või? Davai.
Tegelikult sain ka uut infi veits peale, et ei pea seda esimest toruraame ära võtma, et kui käigukast on juba maas, siis tegelikult see mootor võiks lihtsalt tulla nagu üles välja. Et siin on ruumi tegelikult päris palju. Kui võtame maha sisselaske, laseme kõik voolikud lahti, downpipe maha ja siit midagi nipet-näpet veel eest ära võtta, siis tegelikult võiks suhteliselt lihtne see asi olla. Nii, nüüdseks ma olen siis siin päev otsa ära möllanud. Jällegi aeg trenni minna, nii et kahjuks ei saa täna maha võtta. Tuleb põhimõtteliselt ainult käpad lahti lasta, paari juhet lihtsalt ära märgistada, et pärast teaks, kuhu neid tagasi panna. Väga lihtne. Mõtlesin veel enne trenni minekut, et keeran viimase poldi, keeran veel lahti ja võti libises nii lollisti ära, et tõmbasin käe, tõmbasin täiesti lõhki. Väga lihtne. The next day. When a man stop those, come to the dance and flex like Dunno. You Dunno, pull up to the dance and light it. Dunno, that the girls get excited. Dunno, only man on the invite it. Dunno, put one hand in the air like bap, bap, bap. Dunno, novelist don't take chat. Dunno, it's not that. Dunno, you Dunno, pull up to the dance and light it. Dunno, that the girls get excited. Dunno, only man on the invite it. Dunno, put one hand in the air like bap, bap, bap. Dunno, novelist don't take chat. Dunno. Stop, wait, stop, Nov, wait. Better make everybody jump with one flow. Nov don't play when it comes to the fun. So when I say come with the bread, then come wrong. Big in this thing, I've been jumbo. Done, no, I'm an OG, I'm still young. Nii. Mis lähed? Done, no, it's not that. Done, no. You done, no, pull up at the dance and light. Done, no, that the girls get excited. Done, no, only man man are invited. Done, no, put one hand in the air like bap, bap, bap. Nii, täna on siis kätte jõudnud see päev, kus me oleme Tallinnasse velgide järgi. Võtsin siis Kevini pililt veljad ära, hiirde ja aar. Ja ütlen ausalt, panin need meie eelmise mürsu veljad alla ja see näeb nii jõudne välja, et ma isegi ei taha seda näidata. Aga laome veljad bussi. Kevinil peaks meil üks iste ka olema. Ja siis võtame kaasa mootori ja asume teele. Nii, olen siis just tagasi Kevini juurest ja sain natuke head paremat. Et siit siis klaasi tagant küll näha pole, aga saime siis uue ülikerge istme ja mootori, mis on peamine. Ja lisaks natuke ka semislikke 285 prooviks. Tegelikult ma tahtsin nendega ka väikse intervjuu seal teha või küsida ja uurida, et mis plaanid on ja kuidas edeneb. Aga neil oli seal siuke töötuhin sees, et ei tahtnud segada, nii et nüüd asume Tartu poole teele. Võtsin väikse kohvi, natuke snäkki ja nii, siuke korralik segasuma suvila, aga võib öelda, et lõviosa asjadest on valmis ja mootor on vahele tõstmiseks valmis. Et kõik kolded, turbod, jutud on küljes, ainuke asi on veel roolivõimupump. Lihtsalt selleks, et oleks pisut rohkem ruumi seda mootorit sisse tõsta. Homme peaks meile appi tulema üks uus kutt, kes siis
on see aasta meie tiimis, et tuleb ja aitab meil seda kokku panna, et siis on tulevikus võistlustel tal endal ka lihtsam, et teavad juba, kuidas mingid asjad käivad. Mootor on vahel ja muidu läks väga-väga kiiresti. Küll midagi kinni pandud veel ei ole, aga ootame meie uue kuti ära, kes siis homme tuleb. Siis ta näeb ka otsast peale, et kuidas kõik need asjad siin käivad. Ja võiks päris hästi olla, et praegu oleme omadega graafikus. Ütles oli abis meie peamehaanik Janno, kes on siis meiega alati võistlustel kaasas. Ja siis korra käis abis ka üks töömees Anton. Kolmekesi, kui kõik nurgad on kaetud ja igaüks veendub, et kuskilt midagi vastu ei läheks, siis on tegelikult väga sujuvalt läheb see protsess. Nii, another beautiful day ja nüüdseks me oleme paar päeva Randoga ära möölanud. Rando on siis kutt, kes tuli meile Tallinnast appi ja aitab meid see hooaeg natuke, et teeb siis rehvivahetust, tangib, aga ma ütleks ausalt, et tegelikult on väga asjalik kutt. Ja kui samas vaimus edasi jätkab, siis kindlasti aitab meid veel pikalt ja potentsiaali on. Me oleme siin paar päeva möllanud. Põhjalt on kõik põhimõtteliselt koos. Me tegime diffrisse, panime õli sisse, käigukast on all, käigukastis on õli sees, kardaan on kinni. Paar probleemi seal tekkis, et mõnes kohas olid keermed maas, aga üldiselt sujub. Küll ma ütlesin seda juba eile, siis nagu alati kõik asjad ei lähe plaanipäraselt, aga võiks saada täna käima pilli. Ei tule? Mul on see flashbackid praegu. Ja. Kirliautoga oli sama teema täpselt. Tee korra veel ja siis vaatame õlikopsikusse. Ja. Selge. Tegelikult on see, et nii kui maha keerad, siis see hakkab juba tagasi voolama. No ja, ta põhi on vähemalt täis. Ja. Oba! Täis. No siis peaks kohe tulema. Nüüd ei ole enam flashbacki. No, jätkab. Väga hea. Kui appu tühjaks hakkame maha teema. Tuleb! Selge. Kas mullitab või? Mullitab. Ütleb, hakkab püsivat jooksma. Jookseb! Nii, ja nüüd 5 sekki veel siis. Sa ütle enne, kui sa käivitama hakkad. Või tegelikult ma kuulen, kui sa pumbad sisse vahest, sa oled mul temmi peale. Aga no väga hea, suht ruttu läks käima. Ja. No mis asja, oleks pidanud minema. Ma olin hoolikad, aga ma ei kahend kordagi. Later. See ei lõhnu üldse nii hästi. Maitse. Ei olnud isu äratanud.
Ühe korra me ajasime ta soojaks, nagu te nägite, siis me lasime kuskil 70 kraadini, aga tegelikult tuleks ta täiesti soojaks ära ajada ja siis uuesti panna sisse uus filter, et see nii-öelda esialgne ehituspraht mootorist välja saada. Muudatusi me siiski pillile teeme. Üks asi, või üks probleem, mis Kevinil oli, siis oli see, et kui läksid liiga ahneks ja seinale natuke liiga lähedale, kippus see tagatuli minema siia samasse ventikasse sisse. Ja siin on ka näha, et ta on juba seda koda on pisut kahjustanud ja seda ventikat ennast ka. Et selle tarbeks siis Janno meisterdas uhkelt sellised metallist tugevdused siia. Mitte küll väga tugevad, aga piisavalt tugevad, et ta siis ei läheks enam sinna ventikasse sisse. Korra nägite klippi ka, õuest juba keevitse möllas. Mingi hetk viskan sinna värvikihi peale ja siis võiks olla väga hästi. Saime ka tööle tagatuled ja siuke tunne, et pillil on juba vaikselt hakkab hing sisse tekkima ja ega reaalsuses selleks hetkeks me tegelikult ootamegi ainult velgede taga. Disain valmib meil kuskil märtsi lõpus ja ma ütleks, et aprilli alguses võiks saada disain autole peale. Ma usun, et selleks hetkeks võiks olla juba veljed ka meil käes ja kui meil veljed käes on, siis on ainult veel refid. Ma ei tea, kas ma olen pigem ootusärevuses või kardan, aga midagi selle vahepealset, et tuleb väga huvitav. Ma arvan, et esimene testipäev tulebki meil Raasilas, et igaks juhuks, kuna me oleme ise siin Tartus, siis ei hakka kaugemale minema, sest mine tea, esimene trennipäev, kõike võib juhtuda. Ma olen väga põnevil, et ma ei kujuta ette ka, mis nägu see auto mulle tegema hakkab, aga istumisasend ja kõik on hea ja ma iseenesest tunnen ennast mugavalt, aga ei suuda oma emotsioone isegi kirjeldada hetkel. Ausalt öeldes ei suuda siiamaani uskuda, et see auto isegi meie käes on, et iga päev tuled ja vaatad, siis mõtled, et kurat, täiesti pekkis, ongi siin ja ongi meie oma. Nii et vinge, vaatame, toimetame edasi. Aga toimetame edasi hoopis osa 2, sest see on osa 1. Teises episoodis saame siis lähemalt rääkida meie disainist, velgedest ja tiimibussist. Meil on see aasta uus tiimibuss ja ka sellega tuleb teha natuke muudatusi ja ümberehitusi. Kõigest sellest siis lähemalt juba järgmisel episoodil ja ma loodan, et saame ka järgmisse videosse panna sisse siis klippe meie esimesest trennipäevast. Muljetame, kuidas meie esimene trennipäev läheb, sest et kõik on uus. Auto on uus, refid on uued, muudatusi on päris palju, aga see-eest ma loodan, et tuleb teile väga hea video. Nii et kõigest sellest siis lähemalt juba järgmisel episoodil. Aitäh vaatamast ja näeme jälle!